olen välja jõudnud Piusa Koopaste juurde. Vaatame üle, mis toimub. Kui tahta külastada Koopaid, siis tuleks minna osta pilet, näeb dokumentaalfilmi ja siis tuleb tädi, võtab sul käest kinni, toob siia, teeb tabalukku lahti. Kusjuures siit on tunda külma õhku puhub. Siit praost ka, seal all võiks päris hea olla. Tegelikult on meil päris soe ilm ka ju. Jõhkri, mis palavus on. Ja siis ongi, tuleb tädi ja viib sind siis, et kui hästi siit näha on, viib sind sinna Koopasse ja siis vaatab, mis saama hakkab. UFO! Jah, nagu näha, siis vandalism ei ole kuskile kadunud. Et kui vanasti tehti Koopa maalingut, siis oma armastust tuleb ju jagada kõigiga, et Jott armastab teed ja tee võib-olla Jotti armasta, aga vähemalt on harmoonia. Et see tuleb ju panna kirja ja siis ühel päeval ufod tulevad ja üritavad aru saada, et mis paunadega sirges on selline 2 sirget 3-nurgas. Kõnnid siin ümbruses ja vaatad, mis siin põnevat on. Ja järsku leiad siukse asja. Auk. Päris sügav teine. No ilmselgelt tahaks alla minna, aga samas kui hea mõte see on, see ei ole hea mõte. Isest mul on taskulamp olemas, pealamp ka, aga tead, kui see sinna alla kukud ja sealt enam välja ei saa, siis ega see väga lõbus ei ole. Ja nagu näha, on ikkagi, kui ma tahaks sealt august sisse ronida, siis see on omal vastutusel. Karjääridega tegelikult on täpselt sama case. Kui sa lähed karjääri ujuma, mille ümber on sildid, ujumine keelatud ja oletame, et sa juhuslikult uppud ära, siis sa oled ise süüdi oma enda surmas. Aga kui karjääri ümber ei ole silte ja sa lähed sinna ujuma ja sa ära uppud, siis on see, et sinu surma eest vastutab karjäär. Ehk siis kui karjäär tahab nagu süü juriidiliselt lükata endast eemale, mingisuguste ohtude eest, mis siis tema territooriumil võivad siis teistele inimestele nagu ohtlikud olla, siis juriidiliselt ongi see tema kaitse, et ta lihtsalt märgistab selle ala ära, kus mida ei tohi teha ja tal on käed puhtaks pestud. Liiv, mis on hästi valge, liiv, mis on hästi oranžikas, liiv, mis on hästi kollane, erinevad tooni liivad. Ja kusjuures, kui seda liiva katsuda, oi jummal, see on nii pehme, see on nii mõnus. See oleks ideaalne liiv, liivapritsi sisse, kui mingit õrnemat asja teha. Ta on nagu soodaprits. Soodapritsil on ka kasutatakse õrnemates kohtades hästi peene teralist asja. Hästi mõnus. Ja nagu need kihiti näha, seal on eleliiv ja siis on siuke oranžikas kiht. Ja samamoodi, kui siin ringi vaadata on ka need kihid löövad välja. Selline äge koht. Ühe vabalt käidava Koopa ikkagi siit kõrvalt leidsin, kuhu võib julgelt sisse minna. Ja nagu siin näha, kõik on hästi pehme. Hästi jahe on siin. Mõnus kohe, siukse palava ilmaga peitu minna, sõbraga õlut juua, kükitada. Aga jah, umbes sellised need Koopad ka seespoolt välja näevad, ma kujutan ette, et see temperatuuri vahe võib seal kõikuda ikka päris korralikult, et kui sinna alla sügavasse minna, siis seal võib isegi, ma ei kujuta kätte, 10 kraadi, 5 kraadi olla. Kui sul on savi, siis õige koht, kuhu tulla, on siia. Siin on savi. Siin on Piusa savikoda. Ja vaadake, merikapsas ja kaktus. Oleme sattunud kõrbesse. Siin kasvavad isegi kaktused. Päris lahe, aga lähme vaatame siis, mis siin sees toimub. Kõik ruumid on eraldi kuivatamiseks, glasuurimiseks ja töötlemiseks.
tehas töötab. Au. Selliste väikeste perefirmade äridega on lahe see, et kui sa midagi nende käest ostad, siis sa saad tegelikult endale lisaks ka hea tunde. See on umbes sama, nagu sa annaksid kodutule raha. Sa tead, sa ostad endale hea tunde sellega ju. Noh, kui niimoodi võtta. Et iseenesest, kui väga tahta, ta on siin samas rongijaama kõrval, sest võiks teha Eesti ühe tuntuma ja kuulsama savikoja. Aga see tähendab seda, et sa pead oskama müüa ja turundada. Et nagu ma näen, nad olid vanemad inimesed, et internetis, ma küsisin, paljudel internetis müük on. Need nad 1,2 müüvad, e-poodi neil ei ole, aga tellitakse. Ja kui on suurem tellimus, siis nad viivad selle ise kohal, et näiteks Tartusse on viinud ja nii edasi. Aga vanem generatsioon väga seda internetimaailma ei tunne ja neil ongi see kahjuks see, et nad võiksid tegelikult turult veel rohkem raha korjata sellega, kui nad teeksid internetis turundust ja niisugust vägevat asja, siis kindlasti tuleks tellimusi veel rohkem. Et müüa tuleb osata ja turundada.